Tere tulemast kõigile kuulama Tarkpead taskus podcasti 7. episoodi. Meie oleme teie saatejuhid Mikko Kallas, Ottomar Tamm ja Kristo Epner. Ja tänase saate keskmeks on siis väga vana väide, et noorus on hukas. Kõik teavad seda väidet, on ju? Muidugi. Esimest korda kuulata see ajada. Et ajalooliselt tegelikult selle väljendi mõte on tuttav meile juba 2500 aasta tagusest ajast. Eks Platon oma kirjades juba rääkis sellest samast teemast. Ehk siis kuidas meie tahame olla oma vanematest erinevad, aga me tahame, et meie lapsed oleks meie moodi. Ja niimoodi see käib lihtsalt põlvest põlve. Ja siis me olemegi pissed off oma järeltuleva põlve suhtes, et miks nad on meist erinevad. Teine on see, et sa tahad, kui ma vaatan näiteks oma laste peale, siis ma tahan, et nad ei teeks neid vigu, mida mina tegin. Ja mis on veel naljakas on see, et kui tema käitumismuster on sarnane või minule, ehk siis ta kopeerib mind milleski, siis ma olen täiesti kettas selle. Aga naljakas ongi selle asja juures, et tegelikult ju 2500 aastaga selles võtmes ei ole mitte midagi muutunud. Ja kõik on tegelikult just kui see suhtumine on nagu samamoodi. Aga ma arvan, et see ei muutugi. See ei peagi muutuma, see on okei. See ongi siuke lõputa ratas on. Ja selle teema siis nii-öelda, ütleme siis, kas selle müüdi murdmiseks või selle teema kinnituseks oleme siis kutsunud saatesse minu suurepärase õe poja, 12-aastase Marten Männa. Tere, Marten. Tere. Tere. Tšau. No kuda on, Marten? Hea on. Mis sina sellest arvad, kas noorus on hukas on? Ei. Miks? Sest vanadus on hukas. Aga miks arvad, et vanadus on hukas? Sellepärast, et kui sa oled vana, siis sa ei saa enam teha neid asju, mida sa tegid, kui sa oled noor. Ehk siis sa ei saa enam seda aega tagasi nagu võtta. Mis veel? Mis sa veel arvad, et miks sa tunnetad, et täna nagu nooremad on paremas seisus? Sellepärast, et antakse rohkem siukseid eeliseid või teolisi asju. Mis eelis võib olla? No näiteks erinevaid toetusi, võimalusi, mida vanematel ei ole. Ja no tekib see ebavõrdsus. Et näiteks kui me räägime mingist robootika teemast, on ju. Et ma kuulsin, et sa mängid kodus nagu sa reaalselt ehitad ise ka robotid, on ju. Jah. Nii. Kas oma papsile oled kunagi seletanud või üritanud teda nagu viia sellesse maailma, et kuule vaata, et see asi käib niimoodi ja... Kusjuures olen ja ta on sellest täielikult aru saanud. Ehk siis saab aru? Jah. Väga hea ju. Näed? Tähendab, et vanadus nagu hukkumise äärelt ära tuua, siis tuleb neid lihtsalt harida. Jah. On ju nii? Mis sina arvad, Mikko? Ma ei midagi öelda praegu. Poliitiliselt korrektne vastus. Tähendab, mina olen saatejuht, ma ei pea siin vastama küsimustele. Tule aga räägi oma praegusest elust, et kus koolis sa käid? Käin Väänamõisa koolis. Ehk siis sa oled nagu korralik maapoiss ju? Jah. Nii, ja mitmendas klassis sa käid? 6. klassis, lõpuklassis. Otsus on see nagu, mis seal, lõpuklass nii-öelda seal Vääna... Ja meie kooli viimane klassis. Ühesõnaga, sa praegu lõpetad kooli ja sa saad diplomi kätte ja sa oled Vääna kooli vilistlane. Jah, ja siis ma olen teise kooli edasi. Väga hea. Mis mõtted sul on selle edasise suhtes, et kuhu sa minna tahaks? Oled sa enda jaoks nagu välja mõelda, mis need kriteeriumid on või? Mul on siukseid mõtteid nagu Kahak ja Tallinna Reaalkool. Miks need? Kaagis ma tean, et käib hästi palju siukseid inimesi, kes on toredad, mul üks väga hea sõber läks sinna ja seal on kõik hästi tugev, nagu räägitakse. Et seal on humanitaarkallakut, seal on reaalkallakut, et seal on kõike. Kui sa tahad midagi teha, sa saad seda seal teha.
ja Real. ja Real, no mina olen väga mitmekülgne inimene, sellepärast et ma tegelen nii reaalasjade kui ka humanitaariga. Sellepärast ma olen väga siuke muusikainimene, aga samas mulle meeldib ka matemaatika ja nuputamine ja reaalkoolis oleks siuke matemaatika nuputamise pool, aga nüüd samas ainult humanitaari peale ma küll minna ei tahaks. Ainult matemaatika peale ja reaali peale võib-olla küll, aga kindlasti mitte ainult humanitaari peale, sest siis ma tunnen ikka midagi jääb puudu. Okay. Kuule, aga räägi, kuidas on elu 6. klassis, et mis te koolis teete? Ma just proovin nagu võrrelda enda selle kooli aega, et meie kooli ajast on mingi, minu omast on 12 aastat möödas, Ott, sul on mingi 10, on ju? Keskkoolist. Ja 9 aastat saab nüüd. Okay. Mul on just järgmine nädal on reaalkooli vilistlas kokkutuleku või pidu, on ju. Kusjuures, ma mäletan enda 6. klassi seda, et mul hakkasid tüdrukud meeldima ja that's it. Mõtlen, mida ma 6. klassist. Mäletan, ma olin paks ja mind mõnitati nagu. Mis on naljaga? Ma olin sama peenikana, nagu ma praegu olen. Minuga pole selle koha midagi mõtlenud. Jah. Epner, sa mäletad midagi? Ma mõtlen korraks 6. klass. 6. klass oli see, et mul läks vana kool remonti ja ma vahetasin selles mõttes kooli, et meie asutus läks nagu teise kooli. Seda ma mäletan. Mida ma seal tegin, ilmselt seda sama, mida ma tegin ka keskkoolis, eks mitte midagi. Käisid kohustundlikult kohal ja tavai, et teeme ära selle aasta. Teeme asja ära, vaatame, lähme edasi, vaatame, saame. Mina õppisin gitarri mängima selle 6. õppisin juba. Ma läksin 3. klassist alates läksin gitarri õppima, klassikalist gitarri mängu ja ma ütlen ausalt, et mul on väga kahju, et minul see teekond lõppes. Praegu on nagu ma olen suuteline gitarri kätte võtma ja lõkke ääres niisama tinistama, aga mingisugust täisväärtuslikku muusikat ma nagu viljeleda ei suuda. Aga ma arvan, et 12-aastane Martin nagu kütab mulle sellega kõvasti rohkem molli näkku igatepidi. No, nagu ka paljudele teistele, et kuule, aga räägi sellest enda kooli elust, et kuidas sa kooli suhtud? Mina suhtun kooli väga erinevalt. Mõned asjad on väga positiivsed, mõned on väga negatiivsed. Räägi nendest lähemalt. Alustame positiivsest, sanati hea asi, mida alustada. Positiivsed küljed on see, et mu kool on väike. Meil on klassis 14 õpilast, kellest kohal käib ainult 13, mis on väga hea, sest kui keegi ei saa midagi aru, siis õpetaja alati läheb individuaalselt õpilase juurde ja seletab talle selle asja ära ja siis kõik saavad selle ilusti selgeks. Samas kui suuremates koolides nagu kõik ei pruugi neid asju omale selgeks saada ja nad ei pruugi aru saada, mida õpetaja räägib. Ehk siis tegelikult see väike grupp nagu on nagu hea asi, on ju. Okei, mis veel? Mis sulle veel meeldib kooli juures? Head küljed on näiteks veel see, et õpetajad on hästi siuksed lahked ja rahulikud ja see on jällegi see, et kui on palju lapsi, siis tõenäoliselt õpetajad on ka siuksed närvilisemad ja kellelgi ei ole siis hea olla. Oota, aga kui palju teil üldse nagu majas õpilasi ja nagu õpetajaid on, et? Õpilasi on 101, kellest kohal käib 100. See üks on nagu alati aga mis see üks teeb siis? See üks on siis koduõppel või e-õppel ja temal on mingisugune teatav psühholoogiline häire, miks ta ei saa kooli tulla, et temaga ei saa Audentes ja siis tal juhtus mingi trauma. Kas e-õpe tähendab seda, et ta teeb põhimõtteliselt kõiki samu asju, mis teie teete, aga ta kuskil, ma ei tea, saadab siis mingi meiliga koduseid ülesandeid? Jah, täpselt nii ongi. Aga nagu huvitav. Ta saab täiesti vabalt spiikerida näiteks kõik kontrolltööd selle talle saadetakse meiliga, matemaatikast ta saab kõik ülesanded kalkulaatoriga teha ja näiteks vene keeles, kui on mingi lugemisharjutus, see peab saatma helifaili ja ta saab seda mitu korda uuesti üle teha, et see oleks perfektne, et ta saaks 5 kätte, et see annab talle veidi eelise. Kas tal on siis kõik 5 või? Jah.
see häirib sind. ja see häirib kõiki. Arvat on, jah. aga kuidas sinu hinnangul, kui sina oleks näiteks selle kooli direktor või inimene, kes saaks midagi muuta, et mis sa teistmoodi teeks või on sul midagi, mida sa muudaks? Kui ma oleks psühholoog, siis ma üritaks aidata, aga kui ma oleks kooliõpetaja või kooli direktor, siis ma laseks olla, sellepärast et inimesel on kooli kohustus ja tal on vaja koolis käia, aga kui ta tõesti ei taha õppida, siis otseselt ta on ise nagu süüdi selles, ta ei taha õppida ja kui ta ei õpi, siis ta ei saa elus hakkama ja siis ta vannana mõistab, et ta oleks pidanud noorena õppima. Okay. Point taken, no. Aga mis 6. klassis praegu toimub, ütleme, ma ei mäleta üldse nagu, kas meie ajal olid mingisugused lihtsamad ained, on ju, kas sul on mingid põnevamad nagu keerulisemad ained ka juurde tulnud, et näiteks õpitada mingi programmeerimisega, arvutiga seotud asju või robootikaga? Meil on arvutiõpetuse tund ja robootika huviring, kus käib 3 meie klassi õpilast, mina ja 2 mu väga head sõpra ja nagu meil on 10-liikmeline meeskond, kellega me käime mööda Eesti võistlusi ringi ja lihtsalt oleme lõbusad, programmeerime, ehitame roboteid ja arvutiõpetuses me ausalt öeldes suht midagi ei tee. Igav on või? Jah, kõigil on igav. Excel või? Ei, Word, Excel, PowerPoint. Et õpetaja nägime need kõik meile üle, aga põhimõtteliselt meie klassi jätab 2. Üks on need, kes teavad kõike ja sellepärast ei tee midagi. Ja siis teine osa on need, kes ei tea midagi, aga kes ei taha ka midagi teada. Ehk siis kokkuvõttes keegi ei kuule õpetajat ja kõik mängivad arvutis, internetis mänge. Täpselt nagu meil oli, me mängisime Quake 3 või mis asi see oli, tegime turnamenti lihtsalt, kõik poisid mängisid. Ja, kas Quake'i või Unreal tournamenti põhimõtteliselt olid ka. Olnud mis asja, tunnis või? Tunnis, jah. Arvutunnis tavaliselt oli see, et üks enda oli tubli, kes tegi ära, siis kõik kopisid mingi, mis iganes selle faili ja panid oma nime peale enam. Ja ülejäänud ajast mängisid Quake'i mingi 2 tundi järjest. Et siuke... See oli enamasti jah see, et kui tundi läksid, siis need inimesed, kes nagu tahtsid tunnist teha, need läksid sinna ettepoole õpetaja juurde ja need, kes siis ei viitsid midagi, need läksid sinna tahapoole kuhugi ja siis need, kes selle eest tegid oma töö ära, saatid pärast e-mailiga laiali ja siis ülejäänud mängisid Quake'i või GTA-d või mis iganes sul arvutis selle hetkel oli nagu. Et väga kasulik oli. Minu ajal oli kõige huvitavam oli ikkagi see 3D modelleerimine, me juba saime seda nagu näppida ja teha, vaata. Aga muidu oli ikka nagu vana ja Exceli mingisugused valemid ja siuke värk, no. Kuiv nühkimine. Oota, aga mis sa küsida tahtsid? Või öelda tahtsid? Ma ei mäleta enam, aga 3D-ga seotult, et 3D-ga me tegeme hoopis tehnoloogiaõpetuse tunnis, sellepärast meie kool ostis endale just väga hea 3D printeri. Nii. Ja põhimõtteliselt me tehnoloogiaõpetuse tunnis modelleerime Tinkercadis erinevaid asju, aga ma otsustasin, et ma lähen veel ühe sammu kaugemale ja ma nüüd Robotexil käisin Tartu Ülikooli programmeerimise ja 3D modelleerimise töötubades ja põhimõtteliselt alates sellest ma olen natuke hakanud uurima Unreal Engine'it. Oot, mis asi see on? See on 3D mängumootor, millega on loodud sellised mängud nagu Unreal Tournament ja Fortnite ja kõik siuksed asjad. Tean. Fortnite on kõige süngem peavalu lapse vanemate. See on täiesti haige asi. Kõik naabripoisid mängivad, kõik. Isegi naabrimees mängib seda. Sa ei mängi või? Ei. Mina isegi tean, mis see siis on. Ma nägin seda, kuidas see mängitakse. See on niimoodi, et see on nagu, olete Hunger Games, olete näinud? Sama värk, no. See on praegu väga populaarne. See lihtsalt tapad üksteist nagu seal ja siis võidab see, kes jääb viimasena ellu. Ja seal nagu teema on selles, et see maailmakaart nagu ajas nagu läheb väiksemaks. Ja siis ühesõnaga see territoorium üks hetk lõppeb, ja võitja igal juhul selgub, no. Või ma eksisin? Sa ei eksinud ja põhimõtteliselt 100 mängijat lastakse lahti, aga nagu selliseid mänge on veel, aga miks on Fortnite populaarne on see, et ta on tasuta.
sellepärast et selle mängulaadi nimi on Battle Royale ja selliseid mänge on väga-väga palju. Näiteks, ma ei tea, kui palju te arvutimängudest teate, aga Call of Duty Black Ops 4 ja PUBG, väga palju selliseid mänge, mis on põhimõtteliselt samasugused, aga mis maksavad, aga Fortnite on tasuta. Aga nüüd on see, et kuidas Epic Games sellest kasumit teenib. Epic Games on siis see, kes on teeninud Fortnite'i, Unreal Tournamenti ja Unreal Engine'i, kõik need populaarsed asjad. nii. Et põhimõtteliselt kuidas nad teenivad raha? Nad teenivad raha mängurahade müümisega päris raha eest. Tokenitega või? V-pakid on selle mänguraha nimi. Okay. Ja selle eest saab osta mõttetuid asju. Ehk siis skinne, ehk siis väljanägemisi, riietusi, siis glidereid, et kuidas Battle Royale töötab, on see, et mängu alguses nad hüppavad kõik kuskilt lennukist või lendavast bussist alla ja siis kuidas nad saavad maanduda, on just selle glideriga, no see on nagu langevari, aga need on mingid hästi erilised ja maksavad neid V-pakke ja siis inimesed ostavad päris raha eest neid V-pakke ja kulutavad selle mõttetutele asjadele. See on ju päris tavaline mudel, et sul ongi põhimõtteliselt on tasuta mäng ja siis sa mängu siseselt müüd tokeneid, ehk siis põhimõtteliselt, et kui mina mängin seda mängu, et saada nii-öelda eelis teiste mängijate ees, et siis ma ostan päris raha eest, nii-öelda vahetan need nende tokenite vastu ja siis mängu sees ostan endale mingeid asju juurde, et saada siis eelis nende ees, kes mängivad täiesti tasuta. See on ka mingid leaderboardid ja asjad, et sa nagu rõhud sellele mingile sõltuvusele või selle teisest, et ma pean olema teistest parem või kuidagi. Adrenaliin. Miks sina arvutimänge mängid? Mis sulle meeldib selle? Ma ei mängi arvutimänge. Sa ei mängi? Ta mängib igast insener-tehniliste lahendustega. Kuule, aga ma tahtsin küsida, et mis oli viimane asi, mis te koolis seal tegite selles tehnoloogiaõpetus, mis see aine oli? See 3D printeriga värk? No see ongi tehnoloogiaõpetus, me lihtsalt mõni tund, me ei tee mitte puutööd, vaid me lihtsalt tõime klassi, võtsime kooli arvutid ja põhimõtteliselt õpetaja näitas meile mingid nipid kätte ja siis me tegime võtmehoidjaid. Võtmehoidjaid? Jah. Okay. Mis võtmehoidja sa tegid? Ma tegin kahuri. Kahuri, okei. Miks kahuri? Sellepärast, et ma panin lihtsalt suvalisi kujundeid kokku ja see lõpuks nägi välja nagu kahur. Okay. On see kaasas ka või? Ei, see on mul koolikotis. Okay. Mul on ikkagi üks küsija, et nagu, miks sa ikkagi arvutimänge mängi? Et ma saan aru, et sa oled rohkem siis nagu seotud nende taustasüsteemidega ja see huvitab sind rohkem. Aga miks, nagu, come on, nagu iga noor kutt peaks arvutimänge mängima? Nii, siin on nüüd jällegi 2 põhjust. Esimene põhjus on minu arvuti. Mul on... ma kasutan muide Mikko vana läpakat, mis on tehtud 2011. aastal ja mis laguneb. No, ehk siis dinosaurus tehnika maailmas. No see tõeliselt laguneb, sellepärast, et no wifi antenne on seal 2, üks ei tööta, klaviatuuril on enamused nupud mitte kõige paremini töötavad, touchpad on katki, no seal kõik laguneb. Mis konditsioonist Mikko andis sulle? Onu Mikko. Kuule. Tead, mis sa nüüd tegema? Sul ei ole fakte. Ma kuulsin kahest wifi antennist, nagu üks on ammu juba otsad andnud. Ei, see oli seile otsad. Mina andsin üle, et no mina ei ole tehnikainimene. Ja mida päev edasi, seda vähem olen tehnikainimene, et siis mingi softi asi oli, softi probleem vist oli mul või midagi oli, et siis ma andsin lihtsalt Martinile, et võta endale. Windows ei töötanud ja põhimõtteliselt oli vaja uus Windows peale panna ja töötas. Ja mul oli kohe, et this sucks, I quit, andsin arvuti Martinile ja siis ta sai kuu arvuti endale. Okei, üks põhjus on arvuti. Nii, mis teine põhjus on? Teine põhjus on nüüd väga-väga imelik. Mulle ei meeldi tapmine. Kõlab loogiliselt. See kõlab väga mõistlikult ja suhteliselt humaanne vastus. Aga pole ju, kõik mängud ei ole ju tapmisega. 90% arvutimängudest on tapamängud. No põhimõtteliselt küll aga on ka neid muid ju. No nende muude mängudega tuleb ette mu esimene põhjus jällegi. Nojah, okei. Et minu kehv arvuti. Yeah. Aga ütleme nii, et siiski on mänge, mida ma mängiks, kui mul oleks arvuti, mis töötaks. Aga mis mängud sulle meeldivad, kas need on sellised pigem mingid simulaatorid, sellised arendavad asjad või lihtsalt mingi meelelahutuslik? Kindlasti mitte meelelahutus. Okei.
on sul endal mõttes mingi asi, et mis on niisugune hariv mäng, mida sa võib-olla soovitaks või mida sa ise tahaks mängida või soovitaks teistele? Vaata, mina ei julge väga mänge soovitada, sest inimesed on erinevad ja igale ühele meeldivad oma asjad. Ja ma mõtlesingi, mis sulle sobiks? Et ei, mis mulle sobiks või? Okei, mina ise nagu proovisin mängida niisugust mängu nagu PC Building Simulator, aga mu arvuti pani blue screen'i selle peale. Blue screen tähendab Mikko tõlkes seda, et ekraan läheb siniseks. Ja Windows Ja peale midagi kokku. Tava jätkama. Nii, aga selles mõttes, et oota, mis asi see oli, mul läks meelest ära. PC Building Simulator. PC Building Simulator, mis teed seal? Mis mäng see on või mis? Ma ehitan arvuteid. Nagu, kas sa nagu teed seda nagu, selles mõttes modelleerid seda arvutit nagu, et ta füüsilisel kujul lõpuks oleks valmis või? Jah, et ma panen ta komponentides kokku, aga seal on huvitav see, et just oli sellele mingi update ja seal on see, et sa saad nagu arvuti komponentidest kokku panna. Et näiteks arvuti kese on emaplaat, mille peal on hästi palju erinevaid kiipe ja sa saad neid nagu kiipe ise valida ja sa saad nagu teha täpselt sellise, mis sulle meeldib. Et seal on väga palju selliseid võimalusi ja lisaks sa saad ka nagu sa saad selle arvuti käima panna, sa saad sinna Windows installida ja siis seal on ka nii-öelda story mode, kus sa müüd teistel arvuteid ja teenid raha sellega, et parandad nende probleeme ja no, see on lihtsalt väga siuke huvitav teema ja see õpetab siis probleemidega toime tulema. On see suhteliselt reaalne ka nagu praeguse nagu see pole absoluutselt reaalne. Ei ole üldse. Aga see on piisavalt reaalne selle jaoks, et sa saaksid sellest põhimõttest aru, et sa saaksid neid teadmisi reaalelus ka rakendada. Okay. Lihtsalt sa ahmid infot, paned enda mõnusalt nagu aju tööle selle koha peal. Jumal lahe. Kas sul, kuidas sa PlayStationisse või Xboxi suhtud? Ma suhtun nendesse mitte kõige paremini ja seda põhjusel, et selle raha eest, mis sa maksad, sa ei saa piisavalt nagu kuidas see sõna eesti keeles nüüd on, performance on see inglise keeles. Tootlikkust. No, et no kui näiteks ostad omale 400 euro eest PlayStation 4 Pro, sa mõned 50 eurot juurde ja sa saad arvuti, mis on vähemalt 2 korda parem ja pluss sa saad selle arvutiga teha palju rohkem asju. Näiteks kui sul on koolitöö, sa saad teha PowerPointi esitluse ja näidata seda tahvli pealt ja saada 5+ vormistusest ja arvuti annab rohkem võimalusi umbes sama raha eest. Selles mõttes küll jah, eks PlayStation on pigem siuke meelelahutus. Jah. Mul sõber rentis mulle selle PlayStationi mõneks ajaks, 2 kuud sai olla. Ma mängisin ainult 2 mängu seal, Rallit ja Fifat ja oligi kõik. Rohkem ei Tugid oli sportlase eri ja siuke. Ja, aga see oli puhas meelelahutus, aju puhkas kohe. Ja, seda küll. No me Mikkoga oleme igasugused FIFA battle'id teinud. Pultel lennad nii, et no õnneks siin telekad veel terveks. Ma olen tooli ära lõhkunud. Aga toolid. Ainuke võimalus, kuidas Mikko Kallas närvi jääda, on see, et anna talle PlayStation pult kätte, mängida Fifat ja lasta kaotab. Ei, ma ei pea isegi kaotamine ka. Kaotamine oleneb, kuidas sa kaotad. Jah, see on siis, kui ta saab mingi siukse kerge FIFA ära või mingi siuksed nagu tuleb hästi koba peale, et sa võidad selle, võt siis läheb see, siis tuleb väga ebasündsad sõnu sealt. Ma olen isegi mõelnud, millal on inimene või millal sa saavutad selle täieliku zenni. See ongi siis, kui sa mängid Fifat ja sa ei lähe närvi. Et siis on nagu, siis sa võid sinna kuskile idamaadesse minna ja mägedesse ja tõmmata röö selga ja nõus. Kuule, Martin, räägi veel sellist asja, et nagu, kas sulle meeldiks, ma kuulan, mis sa oled nagu rääkinud, mis mõtteid sa oled rääkinud, kas sul endale tekib siuke tunne, et sa tahaks natuke nagu ise ka midagi leiutada või ise nagu luua midagi unikaalset. Raudselt. Mingi toote või siis mingi tarkvara või... Täpselt, tarkvara ma tahaksingi luua ja mulle
väga palju mõtteid sellega seoses, Nii. aga üks asi, millega ma vabal ajal tegelen, nagu ma enne rääkisin, mulle väga istub muusika ja vabal ajal ma tegelen siis elektroonilise muusika tegemisega, no ise kirjutamisega siis põhimõtteliselt. Ehk siis sa produtseerid, sa teed ise kõik nullist? Jah, täiesti. Elektrooniline muusika. Kas see on siuke tantsulise muusika või siis mingi Kraftwerki sarnane teema või? Ma teen kõike. Kõike. Ma olen teinud tantsumuusikat, ma olen teinud popi, ma olen teinud rocki, ma olen teinud heavy metalit, mis tuli kahjuks väga halb välja. Vähemalt saad aus. Minu kommentaar siia juurde on see, et heavy metalit see ei saagi ilusti teha. See on ka minu jaoks see muusika, mis minu ma ei kujuta ette, kui inimesed üldse sõnu nagu kirjutavad nendele lauludele. Kujutate ette või? RG, hash. Okei, ühesõnaga, see selleks. Lahe, okei, aga kas sul on nagu mõttes on kuidagi see tarkvara ja muusikaga siis kuidagi nagu omavahel veel ühendada tulevikus või on sul mingisugused ägedad plaanid või ideed selle koha pealt? No põhimõtteliselt nagu selle asjaga nüüd 2 ideed, üks on siis nagu tarkvara, mis põhimõtteliselt oleks kasutajaliideselt natuke lihtsam ja mis mind ennast häirib, on see, et sa klõpsutad kogu aeg hiirega, kui sa kasutad arvutit. Ja põhimõte on see, et et ei peaks kasutama väga hiiret. Ja siis, oota. Mis alternatiiv siis nagu oleks sellele, et põhimõte on see, et mõtte lugemine, ehk siis see on niisugune hästi-hästi uus tehnoloogia, mida alles avastatakse, aga samas on juba töötavaid lahendusi sellele. Ja see teeb asja palju efektiivsemaks, palju kiiremaks ja tavainimese jaoks tähendab see seda, et nende lemmikartistid saavad muusika kiiremini valmis ja nad saavad rohkem uut muusikat kuulata. Ehk siis oot. Mul läks ka kuskil mingi lõng. Ei, mõte on nagu selles, et kui sa oled stuudios, sa lood, ütleme, mingit uut muusikalist teost, on ju, siis selle asemel, et meeletult palju klõpsida ja seda asja tuunida ja valmis ehitada selliseks nagu, ma ei tea, mis see muusikaline termin on, ma olen kuulnud, et on demo, siis on nagu mingi puhas värk, mida iganes ühesõnaga, et see protsess oleks nagu lihtsam ja kiirem siis, saan ma õigesti aru? Jah. Sellepärast praegu stuudios lähevad tunnid sellele kõigele ja sellele on tehtud palju siukseid alternatiive ehk puute ekraanid, mis teevad seda tööd lihtsamaks, aga mitte nii palju, et selle mõttes sa ei pea enam hiilt näppima, sa saad kõik selle puute ekraani peal tehtud, aga ikkagi nagu sa pead näputööd tegema ja näpud võivad selle peale ära vesida hiljem. Ja sina tahaksid teha, et nagu saaks ainult mõttega? Jah, aga just mis oleks selle mõtte lugemise juures nagu eriline, oleks see, et mitte ma ei teeks mingit nagu spets tarkvara, vaid tuleks alla laadida mingisugune asi, mis ühildub enamuste nagu tavaliste programmidega, et ta lihtsalt töötaks kõigiga. Okei. See on nagu päris huvitav mõte, ma ei tea, mul puudub nagu täielikult enda kogemus või arusaam sellest, kuidas nagu stuudios seda muusikat siis kokku miksitakse, pannakse, täiendatakse, parandatakse, lihvitakse, kuidas see lõpuks nagu see päris kaup nagu valmis saab. Lõrna jämegi. Mul pole kõrna. Kas sa oled stuudios käinud? Näinud reaalselt, kuidas see protsess käib, kuidas see luude tuunimine käib, kuidas see demode tegemine käib? Ma olen täpselt seda protsessi arvutis teinud ja ma olen hunnikus demosid igale poole laiali saatnud ja ma pole eluses mitte ühtegi vastust saanud. No aga ma arvan, et see on suht tavaline. No jah. Ma olen vähemalt 20 või 30 demo laiali saatnud. Kuhu, välismaale või Eestisse või? Igale poole. Ma saatsin Eestisse ka, et põhimõtteliselt ma SoundCloudi laen omale mingisuguseid nagu asju, mis minu jaoks on paremad ja suuremaid projekte ka, aga lihtsalt mis on demode juures see, et kui sa tahad enne sellele, jälle ei tea eesti keelses sõna, ma ei oska absoluutselt eesti keelt, aga no record label, plaadifirma muidugi, et kui sa saadad
plaadifirmale, sa tahad ta panna SoundCloudi ja küsida feedbacki. nii , Ja nüüd on see, et sa saad selle feedbacki, sa võtad selle SoundCloudist maha, sa teed muudatust sisse, see kõlab ülihästi, sa paned selle SoundCloudi privasse, saadad labelile ringi, kõik on okei ja keegi ei näe seda enne, kui label on selle avaldanud, aga kui see on juba kunagi SoundCloudis olnud, siis nad ei võta seda vastu ja see ongi nagu jama, et sa näed ainult enda perspektiivi ja teised inimesed ei saa sind lihtsalt aidata selle koha pealt. kuidas siis ennast muusikuna nagu ikkagi tuntuks või nähtavale tuua, et just kui ma mõtlen mingisuguse, ütleme, elektroonilise muusika viljelemisele ja nii edasi, et mis need lahendused on, et ütleme, kui siin on mingi, kes meil siin kõvad käpad on? Teate mingid Eestis või välismaal? Räägime Eestis praegu. Okay, nööp, Syncool ja whatever. Ühesõnaga, need kutid on nagu nii-öelda rohkem tuntud kui ülemaailmselt tuntud, mängivad showsid üle terve maailma. Kuidas nemad alustasid, kuidas nende nagu see lugu oli, kas neil on nagu need samad probleemid olid? Igal ühel on täpselt samamoodi, ma olen väga paljude artiste nagu lugusid uurinud, aga need, kuidas nad tuntuks saavad, need on jällegi väga erinevad, sest näiteks ma Eestis ei oska näidet tuua, kuna Eestist on kõik nagu saanud alguse sellega, et tehti leping plaadifirmaga. No mingid tegevused, mingid asjad jõudsid nagu nii kaugele, et tehti see leping ära ja siis justkui tekkis mingi tähelepanu. Jah, et kui sa teed lepingu plaadifirmaga, siis tavaliselt see tähendab seda, et sa saad tähelepanu ja sa saad enam-vähem tuntuks. Aga nüüd näiteks kuidas väga paljud Norra muusikud on kuulsaks saanud, näiteks ka väga tuntud Alan Walker, ta sai kuulsaks YouTube'i videotega ja just nagu nende tutorialidega, et õpetada neid, kes alles õpivad. Alan Walker tegi tutorialeid ise? Et põhimõtteliselt 4 aastat tagasi ta lõpetas tutorialide tegemise mingil hetkel ja siis 2 kuud peale seda tuli tema see hitsingel Faded ja see sai lihtsalt nii kuulsaks ja ta juba oli enne kuulus ja seega kõik teadsid teda, sellepärast et no, ta oli teinud YouTube'i videosid ja ta oli kogunud endale fänne. Ma korra vaatan, kui palju vaatamisi sellel videol on. 2,1 miljardit. See Faded on üks tuntumaid. Ja selle video on ka filmitud Tallinna linnahallis, nii et reklaam Eestile. Siiamaani üks mu lemmikuid lugusid ka praegu. Anne. Ja ma õpin seda klaveri peal mängima praegust. Päris jah. 2,1 miljardit kuulamist. Oskan kuskil 20-30 sekundit mängida. 2/7 tervest maailma elanikkonnast. Parem kui 10 sekki. Kuulsite, 2/7 maailma tervest elanikkonnast. Kui palju meil on praegu populatsioon maailmas? 7,mitu miljardit? 7,77. Ma mäletan, me alles jõudsime 7-ndani, nüüd me oleme juba 7,7777. Ja Hiinas ja Indias rahvaarv tõuseb nii kiiresti. Eksponentsiaalselt. Nagu hokikepp. Hokistik, jah. Nad ei tea vist Tureksist väga midagi. Huvitav, miks meil seda hokikepi värki siin ei ole? Ma ei saa sellest ikka aru. Noored ei tee ju lapsi ju. Karjäär värgile. Karjäär on tähtsam kui see lapse värk. Koerad, jah. Sa saad ju riigilt, no nüüd sa saad natuke rohkem raha, aga vahepeal said riigilt toetust 19 eurot ju lapse kohta. Nüüd sa saad mingi 60, aga no see 60 läheb ju 2 paki mähkme peale ja siis on kõik. Mida sa teed sellega? Siis tuleb 3 lapsed, see 5 võtti pihku. Ja siis oled sa 3 lapsega Okei. Orav rättas, ne? Aga mis sulle selle muusika tegemise juures nagu meeldib või miks sa teed seda? Sellepärast, et mul on vaja ennast väljendada. See on minu jaoks enese väljendusviis. Nagu mõnede jaoks on fotograafia, filmindus, YouTube. Iga inimese jaoks on see erinev, aga mina olen just selle leidnud muusikas. Aga samas see võib ka muutuda, sellepärast, et näiteks kui ma tunnen, et ma mingil alal edu ei saavuta, siis ma korra jätan selle katki, tegelen millegi muuga, aga siis kui see ka ei õnnestu, ma tulen selle juurde tagasi ja kui siis õnnestub, siis on väga hea. Räägi meile, mis muusikalisi instrumente sa mängid ja
kuidas nagu sinu jaoks see õppimise protsess välja nägi, et kas sa läksid lihtsalt nii, ma ei tea, läksid esimeses või teises klassis, läksid muusikakooli ja hakkasid seal õppima lihtsalt või mis see, kuidas see välja nägi? Minu põhipill on trummid, löökpillid Nii. ja ma olen 12 Nii. ja ma alustasin nendega 11 aastat tagasi. Ehk siis 1-aastaselt. ja kuidas see algas, oli see, et me sõime tol ajal väga palju grillliha, sööme ka praegu, aga siis oli enamus grillliha ämbrites. ja siis mida ma tegin nende ämbritega, no nendega pole midagi teha. Ma lihtsalt hakkasin nendest ehitama neid trummikomplekte, sest isa ja ema vaatasid nagu väga palju live-kontserte kodus ja me käisime ka väga palju live-kontsertidel ja siis ma nagu hakkasin neid jäljendama ja siis ma hakkasin seal nagu, ma isegi hakkasin nende peal reaalselt mängima ja kui ma sain 5-aastaselt omale sünnipäevaks oma esimese trummikomplekti, millega ma mängin ka praegu ja mis jääb natuke jalgu, kuna see on väga väike. See on mingi miniversioon ja full-setist või? Päris nunnu on see. See on väga väike. Vähemalt mahab saun ära, vaata. Suurega oleks raskem juba. Selle basstrumm on kõige vähem bassis on basstrumm üldse, sest põhimõtteliselt Rokas, kui oli Rocka 20, me ühe bändiga käisime seal mängimas ja kui seal ei oleks olnud basstrummi mikrofoni, seda ei oleks kuulda olnud, sellepärast et see ei tee üldse häält, põhimõtteliselt see löök, sa kuuled seal ainult mingisugust ja see on kõik. Et võimendus on ainus võimalus. Väga hea. Ma mäletan, kui Martin oli veel pisike, siis ta oli kõik asjad, mis sai vähegi trummiks keerata, kõik läks nagu pesukausid läksid tagurpidi sinna. Telekast tuli mingi hümn, vaatasid mingi spordivõistlust ja telekast, mingi jalka, äkki oli rahvuskoondis ja mäng on ju, tuli Eesti hümn. Ja siis Martin kõrval pani trumme kohe, et lõi sinna mingit rütmi juurde ja siukene, see oli, kogu aeg käed käisid. Martin, räägi, kes su eeskujud või iidolid on sinu põhiinstrumenti juures, trummimängu juures? Trummimängu juures kindlasti minu trummiõpetaja, Karl Helmeste. Ma guugeldan. Kas ta on tuntud mängumees? Eestis üsna, ta mängib näiteks Grete Vaia bändiga. Okay. See on ta üks nagu tuntumaid projekte. Ja siis veel siuke maailmakuulus trummar nagu Simon Phillips, nagu jällegi trummimaailmas üsna tuntud, aga mujal mitte väga, et ta teebki ainult oma bändiga, aga kunagi ta tegi ühe bändiga nimega Toto, mis oli väga kuulus. Aga just praegu ta käis Tallinnas, ma käisin ta kontserdil perega ja see oli ikka tõeliselt äge, ma võtsin pool sellest videosse ja ma olen seda mitu korda läbi kuulanud ja sealt uusi nippe õppinud. Et tema mäng lihtsalt inspireerib. Toto on see Afrika, on neil see põhilugu on ju. Ja. Oota, ühesõnaga, Toto trummar on siis see vend, kes käis nüüd alles Eestis. Jah. Lahe. Kuule, kas sa vaatadki muusikavideosi, kas sa kuulad nagu muusikat või sa pigem vaatadki mingid nippe ja õpid sealt kogu aeg midagi juurde? Ma pigem kuulan ikkagi nagu Spotify'd ja siis ma nagu vahel ma nagu tõmban selle omale arvutisse alla, ma aeglustan seda ja siis ma nagu vaatan, et mis seal täpselt on ja ma nagu üritan seda jäljendada ja siis nagu läbi selle ma saan uusi nippe. Mis, sa ütlesid, et trummid on su põhipill, mis pille sa veel mängid? Ma mängin klaverit, natuke gitarri, ukulelet, plokkflööti, olen õppinud saksofoni ja kuna sellele sarnane pill on ka klarnet, siis oskan klarnetit. Trompetit olen nagu veits väga vähe nuusutanud. No selles mõttes, et ma töötsus on kätte. Ja põhimõtteliselt üks pill, mis mulle ka väga meeldib, on bassgitarr. Et just mitte tavaline, vaid just bassgitarr. Ja ma ei tea, miks see mulle nii väga meeldib, aga see lihtsalt on jällegi väga äge pill. Siuke väga sujuv ja funky, vaata võib-olla selle pärast. Mikko, mitut pilli sa mängid? Piinlik vaikus, olgu, rahme edasi. Ma olen klaverit õppinud 3,5 aastat
nii , aga noh , pealegi ma ei ole nii kaua mänginud . mul kodus on kitarr , mille Martinile häälde pani või noh , enam-vähem . nii palju kui sai . mitu korda sa kätte võtnud oled ? ei kätte ma olen teda rohkem võtnud kui mänginud . siis , kui sa tõstsid ta ühest kohast teise koristamise jälle . jah , väga äge . mingi enda isiklik nagu laiskus , et ma tahaks osata , aga ma ei viitsi õppida . mingi see periood on praegu , et kuidagi kuule , lähme Martini tundidesse parem , las ta õpetab meile . Jah. tegelikult jumala äge oleks ju , sulle meeldiks meid õpetada või ? eks ikka . no vot , et aga ma noh , samas ma tunnen seda , et minust ei saa kunagi nagu fanati vaata , kes istub ja loeb ja mõtleb nagu muusikast nagu päevad ja ööd läbi . kusjuures sain hiljaaegu detsembrikuus sain tuttavaks ühe hästi laheda klaverimängijaga . Arto on ta tema nimi . ta lõpetas hiljuti selle või selle , mis see muusikakool meil on siin ? Georg Ots . Georg Otsa muusikakooli klaveri eriala ja vist oli see nii-öelda spetsialiseerumine oli veel džässi peale , on ju , džässklaver . oh yeah, see on äge . ja see kutt nagu ütles niimoodi , et ta võttis 1 aasta , ta tegi seadis siukse eesmärgi endale , et ta aasta aega tegeleb ainult päevad läbi , tegeleb ainult džässklaveriga . ja reaalselt oligi niimoodi , et oma tööpäev nägi selline välja , et hommikul ärkas üles , keitis teed või kohvi ja hakkas mängima ja hakkas harjutama , hakkas õppima . ja 8-9 tundi päevas harjutas , lõpetas ära , siis ta läks välja kuskile , ma ei tea , mingitele džämmimistele , kontserditele , luges , uuris inimesi , on ju , kes selle nagu , ühesõnaga tema eesmärk oli see , et ta tahtis nagu nii palju tugevamat nagu sellist arenguhüpet teha endaga , on ju . ja seetõttu ta võttiski selle 1 aasta , tegeles sellega . aga ta ütles , et ta ei ole nõus enam siukest asja rohkem ette võtma , see oli ikka päris hardcore , noh . aga samas tagantjärgi ta tarkusena ütles seda , et ta siiski tundis , et ta läks paremaks . nii et see aastane commitment nagu tema puhul töötas . Jim Rohni 10 000 tundi . jah , aga harjutamine teeb meistriks ikka ju . harjutamise meistriks , jah . harjutamise meistriks just , et sul peab olema ikka nagu selge nagu visioon ja drive ja põlemine enda kõhus , et miks sa seda teed ja kuhu sa välja tahad jõuda , on ju . no muidugi . kuule , aga sellest rääkides , sorry , ma vahele segasin , et rääkideski , kuhu sa välja tahad jõuda , kas on sul mingisugune sihuke eesmärk ka muusikaga seotud , et mida sa kindlasti tahad nagu ära teha , et kui sa selle ära teed , et siis ma olen nagu , siis ma olen rahul . mul ei ole kindlat sihti , sellepärast et kui ma ka saavutan selle sihi , mida mul ei ole , väga loogiline . no et kui ma saavutan mingi sihi , siis raudselt tuleb uus ja nagu ma hakkan jälle selle poole püüdlema , nii et ma lihtsalt nagu lasen edasi minna ja vaatan , kuidas läheb ja kui tuleb midagi väga head , siis ma olen õnnelik . aga ütleme , kas sul on näiteks see , noh , et me oleme siin rääginud natuke tehnoloogiast ja arvutitest , programmeerimisest ja muusikast , on ju , et kui ma küsiks su käest siukest asja , et kelleks sa ise saada tahad suurena , noh , tegelikult sa oled suur mees juba praegu , on ju , aga kas sul on , ütleme , noh , me siin oleme rääkinud , et karjäär ja nii edasi , et on sul mingi idee , et kuidas sina oma karjääri võiksid edasi arendada ? Plaan on siis teha nii-öelda kas ühte või kahte tööd . ja põhimõtteliselt kui kahte tööd , siis see võiks olla kas mingisugune arvuti IT-spetsialist või isegi IT-arhitekt , selle jaoks oleks muidugi vaja minna ülikooli , kuhu ma ka tõenäoliselt lähen , ja siis teine töö oleks kindlasti muusik , aga kui ainult üks töö , siis kindlasti muusik , sellepärast et no, see on ikka see , kelleks ma olen sündinud ja kelleks ma jään . et muusika on see töö , mis sa tahad , või mitte , ma ei saa töö , või noh , see , mida sa tahad nagu teha , muusika . elu , kutse . elu , jah . aga sihuke öine eluviis ja kõik see nagu ei morjenda sind . muusikul tihtipeale on ju siukene , et ikkagi nädalavahetused on sul enamasti ju kontserdid , asjad oled kinni , on ju , ja ikkagi nagu teed väga palju töötad ikkagi õhtuti . noh , kirjutad muusikat võib-olla stuudios lindistad küll päeval , on ju , aga noh , sihuke tuuritamine ja esinemine on ikkagi ju õhtuti ja nädalavahetustel , on ju . oled sa valmis selleks ? Täiesti .
õige vastus. hea, et optimism ei ole Eestist mitte kuskile kadunud. Lahe. Millega sa veel vabal ajal tegeled peale muusika ja niisama robotite programmeerimise? Vabal ajal. Õues käid ikka? Jaa, ma käin õues, aga ma ei käinud õues, ma hakkasin õues käima uuesti umbes niimoodi 6 aega tagasi ja seda jällegi 2 põhjusel, kõigil on mul alati vähemalt 2 põhjust, miks ma midagi teen. Esimene põhjus on see, et ma nagu tundsin ennast hästi kinnisena ja arvasin, et äkki see värske õhk aitab ja see on aidanud. Aga teine põhjus on siuke nii-öelda unustatud trend nimega Pokemon Go. Yeah. See motiveerib välja liikuma. Nii, okei, ühesõnaga sul selle mõte oli see, nagu kui ma õigesti aru saan, et sa pead Pokemone püüdma kinni. Yeah. Nagu virtuaalses ja füüsilise maailmas ükses. Hübriidis. Tead, mis mulle meeldis selle Pokemon Go juures? Kui muidu on see, et sa istud koha peal ja toksid mingid nuppe, siis see on reaalselt see, mis vähemalt paneb sind liikuma. Et sa võtad selle telefoni kätte, jah, sa vaatad seda, sul on oht auto alla kõndida, mida ma korduvalt ise peaaegu tunnistasin. Ehk siis ma ise ajasin mõned siuksed alla peaaegu, kes lihtsalt ei vaata teed, tulevad tuimad sulle auto tee peale ja lihtsalt tahavad neid Pokemone püüda. Aga lihtsalt see point, et see paneb ikkagi su liikuma. Et sa saad neid samme, sa saad nagu oma keha liigutada, et sa istu ainult kuskil diivani peal, ei toksi seal oma telefoni. Et see mõte mulle tegelikult väga meeldis selle juures. Kas sa sõpradega ei viitsi õues käia või? Niisama, hängimas, chillimas? Ütleme nii, et seal kohas, kus ma elan, mul ei eksisteeri siukseid inimesi nagu sõbrad. Sellepärast, et mul üks väga hea sõber elab Väänas, üks elab Tabasalus ja üks elab linnas. Ehk siis sinu jaoks tähendab sõpradega koos aega veetmine seda, et sul võib olema kuskil taksojuht või autojuht, kes siis reaalselt transpordib. Või hea marsaliiklus. Mida elu sees ei ole, Sinna piirkonda vist väga ei ole. Ei, tegelikult Marsa ju liigub sinna. Ei, absoluutselt, mitte ühtegi Marsat ja väga vähe busse. Ühesõnaga ikka taksojuhti läheb sul vaja. Et kui sama päev tahad linna minna, siis tagasi enam sama päev ei saa, et tagasi pead järgmine hommikul midagi. Okay. No see on see, et ma ei tegelikult, üks sõber elab Keilas ka. Et põhimõtteliselt käisime mingi laupäeval 4 käisime T1-s, Super Skypargis lihtsalt chillimas ja põhimõtteliselt sealt sain tagasi niimoodi, et samal õhtul me tähistasime Mikko ja tema vanemate sünnipäevi ja siis ma tulin bussiga sealt T1-st Viimsisse ja Isama Mikko viis kogu üllast ja ei viinud. See Skypark, vaata. See on praegu Baltikumi suurim siuke vaba ja meelelahutuskeskus on ju. Kuule, aga mis seal teha saab? Ma ei ole meeletult suur batuudiala ja siis hunnik siukseid interaktsioone või interaktiivseid siukseid tegevusi. Et kõik on väga cool ja väga-väga lahe. Ütlen niimoodi, kui ma oleks sama vana kui Martin, siis ma oleks lihtsalt nagu üliõnnelik, et siuke asi eksisteerib. Ta ilmselt ongi. Kus sa teada said sellest, et see asi on? Keegi rääkis? No, see oli see, et ma käisin Keilas tal külas üks kord ja siis põhimõtteliselt me lihtsalt istusime maha ja siis veits rääkisime. Siis tuli jutuks, et Tallinnas on ju see uus ja äge T1, et otsiks aega läheks sinna ja siis me mõtlesime, et mis seal on ja siis appi, seal on ju see Super Skypark ja siis oli täiesti kindel, et me lähme. Sest no see on lihtsalt nagu batuutide peal on hea see, et keel läks sõlma. Proovi inglise keeles. Et saad saltosid teha või? Ja see on just see, et sa saad nagu, see on jällegi enda ületamine, et sa pead oma julguse kokku võtma ja midagi proovima. Ja kui ei õnnestub, siis elame lööb. Murad selja ja liigud edasi. Jah. Ütleme nii, et ma lõin vähemalt 4 korda vastu batuuti pea ära, aga mind väga ei huvita, kas ma lõin pea ära või mitte.
kusjuures sellega tuleb mulle meelde seesama mõte, vaata, meile rääkis Jaan Aru, vaata, et kuidas pead oma aju treenima, et oma keha liikuma saada õigesti, oma koordinatsiooni paika timmida. Kas sa näiteks lumelaua või mäesuuskadega oled proovinud sõita, mingi trikke teha, hüpata? Lumelauaga ei ole proovinud, mäesuuskadega ei ole proovinud, aga meil on plaanis minna Kuutsemäele perega. Et ma ei ütle niimoodi, et kindlasti tee seda, aga kui sa sõidad ja suusatad ja sa õpid seda tehnikat ja siis nagu mõtle näiteks selle peale, mida Kelly Sildaru suudab teha õhus olles. Et kui palju ta pidi enda nagu iseennast sundima, et teha mingisuguseid trikke, mis tegelikult nagu teda vaadates tunduvad jube lihtsad, on ju, lihtsalt läheb, hüppab ja keerutab ja ongi kõik, on ju, pidu läbi. Aga ma olen ise seda sama nagu teekonda üritanud läbi käia ja isegi 360 kraadi lumelauaga teha, see on nagu ikka ilge pain in the ass, no. See ei ole lihtne, sest et ja mida vanemaks saad, seda kohmakamaks muutud ja siis sa nagu lihtsalt lootuselt üles on. Ja ma kusjuures ma tegin Skybergis, tegin Super Skybergis, tegin ise ka just üle, ma ei tea, 10 aastas altot, on ju. See tuli ikka päris puine välja. Õnneks ma maandasin mingitesse vati tupsu sisse, vaat siis see oli nagu enam okay. Ja sinna Porolani basseini on väga hea õppida. Väga hea õppida, et sa võid ükskõik kuidas kukkuda ja suured näänusega midagi ei juhtunud. Ja seal saab treenerid ka võtta endale, minu meelest. Ja vaata, meil on see, et seal käivad ringi need kollastes särkides toredad mehed ja siis põhimõtteliselt nad nagu põhimõtteliselt õpetavadki seal trikke, aga nagu sa otsast midagi maksma ei pea, nad on lihtsalt sellised toredad inimesed, kes õpetavad sulle trikke. Ja siis meie küll nagu nendega väga ei treeninud, aga üks mu sõber käis oma sõbraga seal ja nemad siis õppis nende all mingisuguseid huvitavaid trikke. Kas see ongi siis nagu suur batuudikeskus lihtsalt? Seal midagi muud ei ole? Ei, seal on muid asju ka. Kõige tüütum asi, mis seal on autodroom, kuhu me lõpuks ei jõudnudki. Aga seal on see, et on need põrkaautod, aga nad ei ole mitte tavalisel autodroomil, vaid nad hakkavad järjest kiiremini pöörlema ja siis lõpuks läheb see kiirus ülikiireks nagu karussellil. Ja siis see kestab mingi 1,5 minutit ja nagu see olevat väga äge olnud. Et seal ei ole ainult batuudid. Kui keeruline sinul on uusi asju õppida, näiteks seesama, et hakkad saltot õppima või? Ma kõigepealt leian kõige lihtsama viisi selle tegemiseks ja siis proovin sellega minna järjest raskemaks. Näiteks selles Skypargis. Kõigepealt ma teen seda poroloonidesse ja poroloonidesse teen seda nii kaua, kuni mul on see selge, nii et ma jään enam-vähem püsti ja siis ma proovin seda batuudi peal. Ja siis järgmine tase on see, et ma hüppan kuskilt alla ja teen seda batuudi peale. Ja siis nagu juba täiesti lõpptase on see, kui sa teed seda mitte batuudi peale. Vaata siin, mulle meeldis, mis Martin ütles, on see, et alustad mingisugusest elementaarsest kõige lihtsamast sammust, mida teha, vaata. Et näiteks meie kipume nagu mõtlema seda, et kui ma ei tea, üks hetk ma mõtlen, et kui tahaks arendamist õppida, on ju. No lihtsalt veebilehe arendamist, on ju. Et nagu, mis on see esimene samm, mis on see kõige väiksem tükk, vaata, mis ma peaksin sellegast tegema. Ma ei tea, noh. Ma ei tea, mis see on. Ma arvan, sa peaksid ikkagi päris nagu tunde nagu veetma, et lugeda üldse, aru saada, mis asi on arendus ja mida see tähendab selline baas nagu keele terminid selgeks tegema endale ja alles siis nagu edasi liikuda. Te kõigepealt HTML selgeks, siis teed CSS ja siis teed JavaScripti. Noh, olemas. Lihtne. Tehtud. Väga hea. Mina alustasin nii ja ma tegin ära. HTML, CSS, JavaScript, kõik. Väga hea, ma hakkan nii tegema. Põhimõtteliselt on ju see, kui sa juba HTML ja CSS-i selgeks saad, siis on juba saad lihtsamate veebilehtedega hakkama. No enamus veebilehed jooksavad praegu HTML-i peal. Ja HTML on nagu vundament. CSS on nagu kujundus. JavaScript on see, mis teeb interaktiivseks selle veebilehe.
no vot, aga nagu tähtis ongi see, et sa hakkadki sellest nagu minul on okei, ma olen HTML-i mingisugusel lühiloengul käinud, aga no see on väga keeruline, noh. No HTML ondagi tegelikult suhteliselt lihtne, see ongi siuke vundament, et CSS on pigem siuke, mis hakkad ju kujundama, et missugune see välja näeb ja noh, raskemaks läheb juba see JavaScript, et see on juba siuksem konkreetsem ja spetsiifilisem. Aga seal tulevad need igast need liikumised ja noh, nupuvajutused ja kõik muud siuksed. Ja noh, siis kui sa tahad veel raskemaks minna, siis on veel igast muud databaasid ja PHP-d ja kõik siuksed jutud. Ma ei saa mitte midagi aru, mis viimased minut aega Etner rääkis. Ei, ühesõnaga seletas lahti täpselt selle asja ära, mida tuleb teha, et üldse kuskile jõuda. On ju? Kuule, aga millest sul see tehnoloogia ja mingisugune robootika huvi ja kus üldse tekkinud on? Ma ei tea. See kuskilt kuidagi mingi hetk tuli ja see ei läinud ära. Ja ma olen väga õnnelik, et see tol hetkel ära ei läinud. Sellepärast, et see on mu elu ikka mingil määral muutnud. Ma ei teeks nii palju muusikat, ma kindlasti ei oleks maailmas nii palju teadlik ja aga tõesti, ma ei tea, kus see tulnud on. See mingil hetkel tekkis, siis mul oli teises klassis räme tuju minna robootika ringi, mis tegelikult oli 4.–6. klass, aga põhimõtteliselt huvi saime nõusse, nii et ma ikkagi sain sinna ja ta hakkaski umbes sealt pihta, et niimoodi 5-6 aastat tagasi tekkis see huvi. Missugused robotid sa ehitanud oled? Väga erinevaid, et peamiselt ikkagi Lego platvormil, et Lego ja EV3 ja NXT. Jaa, okei. Mis asi on EV3, mis asi on NXT? Need on siis Lego poolt toodetud robotiajud. Roboti on siis see, kus on kõik need peamised komponendid, mis juhivad roboti mootoreid, andureid. Ja nagu see on väga lihtsasti programmeeritav, väga nagu kerge programmiga, aga mida nagu kauem sa seda õpid, seda rohkem sa sellest programmist tead ja minu programmeerimine käib juba nii kiiresti, et põhimõtteliselt mul on vaja robot panna sõitma, võtma midagi, tõstma üles, siis viima teise kohta, panema alla ja tulema koju tagasi. Ma teen selle ära võib-olla 3 minutiga, ilma et ma isegi prooviks midagi läbi. Ja siis see umbes 50% ajast see töötab. No, okay. Sellepärast, et nagu ma ise kutsun neid eelprogrammideks või testprogrammideks, et nendega on lihtsalt väga lihtne majandada minu meelest. Kui tihti te mingitel võistlustel käite? Tavaliselt iga aasta korra või 2. Korra või 2. Nagu robootikaga? Jah. No, Oota, mille alusel seal võisteldakse või kuidas see võistlemine täpselt käib? Robotimäng on üks osa, tavaliselt lahendatakse erinevaid ülesandeid robotiga, nagu probleemseid ülesandeid. No, too mõned näited. Näiteks, no seal on võistlus FLL, mis tuleb nüüd siis järgmise nädala pühapäeval, 27. jaanuaril Laagrikoolis. See on avatud võistlus, et kõik on oodatud. Ja mina lähen igatahes. ja siis kuhu ma tahtsin nüüd jõuda? Et seal robotimängu väljakul on baas, sealt baasist alustab robot ja ta peab ülejäänud osal väljakust tegema mingeid ülesandeid. Näiteks oletame, et no, selle aasta teema on kosmos, täpsemalt siis orbiidile on selle hüüdlause ja oletame, et mul on vaja satelliit viia Marsi orbiidile, mul seal väljakul on Marsi orbiit ja siis põhimõtteliselt ma pean robotiga programmeerima selle niimoodi, et see jõuaks sinna Marsi orbiidile ja kui ma teen selle ära, ma saan punkte. Robotimängu võidab see, kes saab kõige rohkem punkte terve mängu peale kokku, aega on 2,5 minutit. Kõik komponendid on nagu seal võistlusel olemas või te teete meeskonna enne valmis? Me valmistume selleks pool aastat. Okay. Pool aastat. Okay. Ja septembrist saati oleme ehitanud ja programmeerinud.
ja ikka ei ole peaaegu kuhugi jõudnud. see on ikkagi pikk protsess, vaata, et Jah. on ikka nagu, see on jah, lahe. kas te olete oma tiimiga ka, see tiim on 10-liikmeline, Jah. kellega te praegu teete? Okei. 2 aastat juba 2 aastat. oleme sama tiimiga. Kas te olete mõelnud ka et luua mingi täiesti innovaatiline robot, mis teeb midagi, mida kuidagi mingit inimeste nii-öelda probleemi lahendada või? Kusjuures see on isegi osa sellest võistlusest, selle nimi Seal on projekt ja argikeeles oleks see rohkem nagu uurimustöö või midagi niisugust. Et põhimõtteliselt meeskond peab leidma suure probleemi kosmoses, millest nad tahavad lahendust leida. Iga aasta on erinev teema, see aasta on kosmoses. Ja siis sellel probleemil on vaja leida lahendus ja seda kirjeldada nii täpselt kui vaja, aga see ei tohi väga pikaks ajada, sest keegi viitsi kuulata seda lõpuks. Makes sense. Aus. Aga mis probleemi te praegu lahendate? Nii, põhimõtteliselt meie jaoks on väga jama inimese tervis. Et inimesel kipuvad kosmos tekkima suured terviseprobleemid. Näiteks suurim neist on vähk erinevates kehapiirkondades, musklite ja teiste lihaste siis närbumine, luude paandumine ja purunemine, selgroog läheb paigast ära ja kõik siuksed asjad. Ja siis põhimõtteliselt selle põhjustajaks on kosmiline kiirgus, mis erineb maa omast ja ravimeid ei saa kaasa võtta, sellepärast et need ravimid aeguvad kosmoses väga kiiresti, jällegi selle kiirguse tõtta. Ja meie mõte on siis kahelt poolt. Punkt 1, ravimid säilivad kosmos paremini ja punkt 2, ravimite manustamine on lihtsam. Ja põhimõtteliselt meie mõte on ravimikamber, kus on 4 dosaatorit, mis põhimõtteliselt pumpavad ruumi gaasilises olekus olevat ravimit, mis on siis kuidagi eriline ja peab kosmos paremini vastu. Ja selle annuse andmine on väga lihtne, seega, ja inimene on lihtsalt vaja sinna ruumi saada ja see ravim imub siis kas läbi nina, suu või naha, kuidas olukord nõuab. Põhimõtteliselt sa hingad seda sisse, saan ma aru, et see on mingi kamber eraldi, kus on need mingisugused osakesed justkui on õhku piserdatud, siis sa lähed sinna sisse, sa hingad seda, neid nii-öelda mingid ühendeid sisse ja see justkui ongi siis see ravimi manustamine. Saan ma õigesti aru? Jah, et see teeb seda väga palju lihtsamaks ja seda saaks kasutada ka maal, et ravida samu haigusi. Et näiteks vähk, peamine ravim on keemiaravim ja vähil on siis 4 staadiumit, kes on sellega kokku puutunud ja siis tavaliselt 3. ja 2. staadiumis ja sealt edasi isegi ravitakse kõigepealt keemiaraviga ja seda saab manustada praegu kanüüliga läbi naha. Aga kuna meie ravimi imbub ka läbi naha, siis me saame siis seda saab manustada gaasilises olekus. Okei. Kas see on täna puhtalt hüpotees või teil on ka mingi reaalne siuke lahendus juba välja pakutud, et kuidas see kõik võiks täpselt töötada? Me oleme natuke kõnelenud ekspertidega, aga kahjuks me ei ole väga palju vastuseid saanud. No ühes kohast saime vastuse, et me ei oska teid aidata, aga rohkem nagu siukseid konkreetseid vastuseid meil ei ole tulnud. Ja me oleme väga palju küsinud, me oleme väga palju eksperte läbi küsitlenud ja see on ka osa projektist, et on vaja leida ekspert, kes idee heaks kiidab. Ja selle eksperdi leidmine ongi nagu väga siuke raske, sellepärast, et eriti veel meie teemal ravimid, sellega tegelevad kosmosekirurgid ja kosmoseõed. Need on siis nende nimetused, aga neid ei ole maailmas väga palju. Britis on 4 kosmosekirurgi ja USAs on veidi rohkem, mingi 100 umbes. Aga me proovisime nendega kontakti saada, aga lihtsalt ei saa, sellepärast võib-olla neil on lihtsalt liiga palju kirju. Ja muud tegemist, et lihtsalt kuidagi mattub sinna ära, on. Jah. Okei.
aga miks te just Spämmida. jah, spämmida, aga miks te just selle tervise nagu lahendamiseks võtsite, et kosmoses kui sellises on ju nii palju muid probleeme ka, et oli teil ka mingisugused teised mõtted nagu valikus, et mida aga tervist on just kõige tähtsam, sellepärast et no miks saata inimesed kosmosesse, kui nad kosmoses haigeks jäävad ja ära surevad? Fair enough. See ei ole nagu lihtsalt kõige parem mõte, et sa saadad hunniku inimesi kosmosesse ja siis nad jäävad vähki ja surevad ära seal. Ja siis rakett jääb kosmosesse. Sa ütlesid, et see ütleme, vähkkasvaja nagu tõenäosus erinevas keha osas kosmoses nagu tõuseb, on ju see tõenäosus, et sa saad sealt vähi nagu see tõuseb täiesti lakke, et on... No sisuliselt sa tead, et sa saad vähi endale. Yeah. Mille kuradi pärast me siis kosmosesse praegu lähme üldse? Ei teagi, aga nagu see on ainult pikkadel kosmoselendudel, kui sa lähed näiteks 4 päevaks kuule, siis sul ei juhtu midagi. Aga kui sa lähed aastaks Marsile, siis sul juhtub. Sisuliselt sa ei jõua enne kohalegi, kui sa juba võib-olla oled juba kutu, on ju. Jah. Aga too näited mingitest teistest nii-öelda kosmosega seonduvatest probleemidest, mida te veel kaalusite lahendada? No üks oli uus mootorisüsteem, sellepärast, et no me peaksime kiiremini jõudma oma sihtpunktidesse, et siis noh, aega ei saa kunagi tagasi. See on päris hea point. Mida sa sellest SpaceXi tegevusest arvad? Vaata, nemad on ju praegu olnud, ütleme, et see kosmosetehnoloogia eesvedaja siiski. Ja need lubavad inimesi kosmosesse ja kõike. No pluss on see, et need taaskasutatavad raketid on ju, et see viib ju sellelt, ütleme, ühelt, mis see üks start oli, $60 miljonit tekki või? Maksumus. Väga kallis. Ja. Et see taaskasutus, et mida nad tahavad teha, on see, et viia see kulu siis $60,000 peale. Aga NASA tegi veel hullemini ju. SpaceX juba teeb, isegi SpaceXi minu arust 60 miljonit on isegi odav. Nagu selles mõttes, mis praegust mingi NASA ja teised teevad. Et... Ja NASA teeb mingisuguse üle 100 miljoni on start. Täiesti haigeks ajavad selle asja. Et praegust ongi SpaceXil on põhjust, ongi, miks nad on nagu tuntum või nagu eesvedajas ongi, et nad teevad juba soodsamalt, on ju. Aga noh, nad teevadki innovatsiooni rohkem. Aga nüüd ongi see, et miks peaksid inimesed minema kosmosesse, kui nad seal tõenäoliselt ära surevad. Et see ongi see, et miks ma valisime ravimid. Et see on, teie arust on hetkel süke number 1 probleem. Ja sellepärast muidu ei inimene kosmoses ellu. Kõik loogiline, kõik selge. Ja siin ei olegi midagi. Väga äge. Mul on lihtsalt nagu nii lahe on seda kuulata noore inimese mõtetest samal ajal, kui meie vanad peerud on ju nagu lihtsalt hädaldame ja vingume mingisuguste javuste. Haigete puusade. Mul on mingi selgu alus siin on ju praegu ilm. Ja no nagu häda otsas. No. Ja ei oska tegeleda ka selle seljavaluga. Ühesõnaga lähen kondiväana juurde vist. Kondiväana juurde. Ja. Kuule, aga robotitega seoses, et kuidas sa üldse nagu, ütleme, digitaliseerimisse, automatiseerimisse, robotiseerimisse suhtud? On see nagu pigem hea, on see halb? Ma ei ole seda kunagi kritiseerinud, tõenäoliselt ka ei hakka kritiseerima, aga robotist ei saa kunagi inimest, ehk siis robotil puudub üks asi, mis inimesel on ja jääb, ja see on loovus. Ja robotil ei saa nagu loovust kui sellist tekkida. Sest nagu robot ei ole intelligentne, aga ta ei saa olla täiesti intelligentne. Tal on söödetud ette mingisugused variandid, aga nagu, et otsida lahendust mingile probleemile, mida tal ei ole ette kirjutatud, ta ei leia selle lahendust. Ehk siis robotil puudub loovus ja probleemide lahendamise võime. Ja seega robotid mingil alal saab asendada, aga mingil alal ei saa. Ja nüüd tulevadki mängu inimesed, et inimesed nagu mingis mõttes nad on ise lollid, et võtavad omale niisugused tööd nagu koristaja või niisugused
tööd, mida saavad väga hästi teha ka robotid. Ja siis jäävad oma tööst ilma. Et pigem õppida mingisugust ametit või minna praktikale, mis nagu endale meeldib ja mida robot teha ei saa. aga mis töö on, mida näiteks robot teha ei saa praegu? No näiteks seesama muusikaproduktsioon, millega ma tegelen. Robot ei saa sellega tegeleda, sellepärast et ta saab jälgida mingisuguseid teisi lugusid ja nende põhjal midagi uut teha, aga midagi täiesti uut, mida ei ole kunagi kasutatud, ta teha ei saa. Aga kui sa teed oma selle seadme teoks, mis sa ütlesid, et see, mis loeb su mõtteid ja mõtete järgi, justkui seadistab seda lugu või produtseerib seda lugu, et siis tegelikult on võimalik. Jaa, aga nagu see on ikkagi see, et inimene teeb seda, sest need on kõik inimese mõtted ja see mõttelugemisseade on lihtsalt nagu ülekandmise viis arvutisse, kuidas asi toimuks kiiremini. Et ikkagi, kui nüüd mõelda, inimene teeb selle nimel tööd, siis ta mõtlemine on kõige raskem töö teatavasti. Täiesti nõus. jah. Me oleme ebakvaliteetsed mõtlejad. Miks? Me kipume olema, kui me laisaks jääme, kui me nagu unustame ära sellise asja nagu mingi raamatute lugemine, ma ei tea, mediteerimine, hankimine, see sama, mis me Jaaniga ka rääkisime. Et sul on väga lihtne võimalik lihtsalt sinna mugavustsooni jääda, sul on mugav, hea olla ja mille jumala pärast sa peaksid nagu mõtlema. Sest et see on ikkagi pingutus, see on energiaga kulutamine. On ju? Ma tahaks küll väga heaks mõtlejaks saada. Aga siin ma arvan, ma pole veel poolel telgi, ma ei ole üldse kuskil maal. Ma oskan lihtsalt sõnu välja hääldada, aga see on kõik. Ja kõva häälega naerda. Kõva häälega naerda. Noh, entusiasm on ka nagu vähemalt midagi. Hea küll. Kuule, aga tulevikust rääkides, kui sul oleks võimekus luua ükskõik mis seade või robot või mis iganes, et mille sa looksid? Ma absoluutselt ei oska öelda, sellepärast, et kui me räägime tulevikust, siis maailm muutub ja siis võidakse vajada midagi, mida praegu ei vajata. Ei, seda küll, aga mõtlen lihtsalt, et kui sul oleks võimalik luua midagi, täiesti, see võib olla täiesti utoopiline, et on sul mingi mõte, mis see võiks olla? Ma tegelikult ei usu, sest ma selle peale ei ole absoluutselt mõelnud. Küll aga ma olen nagu mõelnud olemasolevat asjade edasiarenduste peale. Okay. Mis sa tahaksid paremaks muuta? Paljud inimesed, nagu ka mina, tahavad nagu kõike teha siukseks mugavamaks, aga ei mõista seda, et kuidas seda teha ja siis nagu mida tahaks arendada, on just see tootmisviis, et nagu inimeste vajadusi oleks lihtsam teostada. Et muuta tootmisviisi nii, et praegu näiteks tehastes arvuteid panevad kokku roboteid. Aga näiteks, kui nendesse kaasata inimesi, siis vahel võib tulla palju parem tulemas. Näiteks, kui olete arvutitega kokku puutunud, siis protsessori ja selle jahuti vahele käib termopasta. Ja põhimõtteliselt, kui robot seda paneb, ta paneb selle mingi täpse kujundi, täpselt mingisugune täpselt kindel hulk, aga inimene samas nagu inimene paneb sinna nii palju, nagu tal parasjagu tuju on ja ta nagu tõmbab selle laiali ja tuleb parem tulemus. Ja niimoodi on see asi kõikide seadmete puhul. Aga kui ta näiteks, kui ma ütlen nii, kui robot paneb sinna konkreetse hulga, et see on välja arvutatud, aga kui näiteks inimesel vastavalt tujule, et siis mõni päev ta paneb seda rohkem, mõni päev ta vähem, et kas siis vastavalt sellele on see protsessor halvem või parem vastavalt inimese tujule? No ütleme nii, et alati on võimalik arvutisse lahti võtta ja see asi sinna uuesti peale panna. Keegi ei keele sul seda teha lihtsalt, et garantii kaob ära.
aga nagu lihtsalt, et miks lasta seda inimesel teha, sellepärast, et see inimene, kes nagu tahab paremaid numbreid oma arvutilt, see teeks seda ise, aga nagu kui keegi teine inimene on seda teinud, siis nagu miks ta peaks seda ise tegema? Kui robot on seda teinud ja pannud mingisugust täiesti kindlat asja, kindla hulga, siis see on alati samasugune, aga inimese töö on alati eriline. Aga kas ma võiks oma arvuti samamoodi praegust lahti võtta ja siis panna sinna seda pastat? Jah, aga garantii kauks ära. No mu garantii niikuinii läinud juba. Aga mida see paremaks teeb sulle? No punkt 1, sa saad oma komponentidest rohkem jõudlust kätte, sest temperatuurid on madalamad. Okay. Sellepärast arvuti töötab nii, et mida madalam on temperatuur, seda rohkem ta saab ennast juba automaatselt boostida. Seda on mul tunda küll, jah. Okay. Aga kas seda pastat või seda asja saab praegust niisama poest kosta? Jah, seda saab igalt poolt arvuti-targast, kõikidest populaarsetest poodidest, mis müüvad arvutitega seotud asju. Ja see ajas muutub, nagu, läheb nagu väiksemaks ka või nagu selles mõttes see kulub ära ka? Või ta... Okay. Sellepärast mu arvuti ongi nii aeglane. Ma olen ostnud seda pastat. Kuule, sa ütlesid saate alguses, et see sinu praegune arvuti nagu ei ole oma kõige paremas vormis, on ju. Et kas sa teoreetiliselt võiksid teha ju sellest nagu väga hea arvuti, ju? Kui sa paneksid ta uutes komponentides kokku või see ei ole võimalik enam? Läpakate puhul sa komponente välja vahetada ei saa. Aga sa saad nagu... No tegelikult sõltub läpakast, sellepärast, et läpaka protsessoreid tõesti saab vahetada. Aga neid müüakse eBay's mingisuguste X-hindade eest, mis on täiesti erinevad nagu päris turuhindadest. Ja sul on vaja nagu täpselt sobivat protsessorit ja kui arvuti on vana, siis tõenäoliselt on ka selle peal olev protsessor vana ja need protsessorid, mida nagu müüakse lisaks ja muud jupid, mille saab nagu juurde panna, kõik need on ka vanad ja siis ikkagi sul jääb vanaks. No muidugi, need, mis on vanal ajal head, need on tänapäeval nii-öelda keskklass. See tekitab mulle tunde, et see süsteem, kui tarbimissüsteem, kus me täna elame, ongi nagu eeldus on see, et kui mul 2 aasta pärast nagu see arvuti on nii, nagu ta on, hakkab aeglaseks jääma, siis vaheta välja, no. Ongi kõik. Aga selle peale see ongi ehitatud ju, kogu see süsteem. Vaata, me räägitakse, et ta on asjade internet, on ju. Tegelikult on asjade ühiskond. No. Et siuke kõik on tarbimise peale üles ehitatud. No just, et isegi tehnoloogia pool on ju. Et nagu kõik aegub ja lõppkokkuvõttes me oleme, praegu Martin on selle arvutiga samas seisus, nagu ta oleks mingisuguse vana Volkswageniga, mis mul oli, et varujupp enam ei saa ja kui saad, et siis jumal teab, mis see nagu ajalugu nendel juppidel on. Saad lahe vendikene. Aga mõtle ise arvutite telefonide peale. Arvutitega teed neid software update'e kogu aeg ja mingilt maalt on see, et sorry, kuid sul on vaja uut opsüsteemi nagu. Ja siis hakkad laadima uut opsüsteemi, sorry, kuid sul arvuti ei vea välja nagu, sul on vaja uut arvutit. Et lõpuks kõik on sinna suunda, et sa pead ikka mingi 2 aasta pärast või 3 pärast ostma reaalselt endale uue arvuti. Aga nüüd läheb see, et miks ma mängin PC Building Simulatorit. Põhimõtteliselt ise ehitatud lauaarvutitega on see asi, et nad kasvavad koos sinuga, et kui sa vajad midagi rohkemat, siis sa vahetad seal ühe asja välja, mitte sa ei vaheta tervet arvutit välja. Ja nagu, kui sa tõesti teed mingisuguse suurema upgrade'i, sa ikkagi ei maksa 2000 €, vaid sa midagi jätad ikka samaks. Näiteks jätad korpuse samaks, sa mälu jätad samaks, sa lihtsalt näiteks vahetad välja protsessori ja maaplaadi. Et sa ei vaheta kõike korraga. Või graafikkaardi. No Apple'iga sul pole võimalik teha niisugust asja. No Apple'iga ei ole. Aga miks mitte pakkuda inimestele sellist lahendust, et kuule, et ole nagu tark, et me ehitame sulle custom sinu vajaduste järgi arvuti valmis ja sa võid kindel olla, et väga nagu kuluefektiivsuse mõttes me hakkame vahetama sulle peal vaid mingeid väikeseid komponente välja ja sul on nagu baasarvuti on kogu aeg olemas, aga sa ei pea seda välja vahetama. No seda tehakse ju, nüüd igasugused arvutipoed ju teevad neid, et saadki ise juppides kokku panna arvutid. Aga nagu tõesti tasuks seda ikkagi ise teha, sellepärast et punkt 1, sa saad selle kogemuse ja
lisaks keegi teine ei tee seda sinu eest ära ja pluss kui keegi teine seda teeb, siis tekib siuke tunne, et issand, millal ta juba selle ära lõpetab ja siis sa ootad seda nii kaua, kuni lõpuks tuleb mingisugune kiri, et vabandust, sellega läheb ikka natuke rohkem aega ja pluss see kokkupanemine ka maksab midagi lisaks. Nii et ise teha on ikkagi alati parem minu meelest. Väga hea. Ma hakkan õppima seda värki, no. Pane kokku midagi. PC Building Simulator, sealt hakkan pihta. Jah. Super, jälle saan midagi targemaks. Kuule, aga ma läheks korra tagasi veel saate alguse juurde. Me rääkisime koolist, on ju? Ja et mis sulle koolis meeldib. Alustasime positiivselt, aga ma ei rääkinud väga palju sellest, et mis sulle ei meeldi. Et mida sa paremini teeks? Ütleme, et kui sa oleks, nagu Jaan Aru ütles, Eesti kuningas, on ju? Et mida sa muudaks või mida sa paremini teeks, mida sa teistmoodi teeks koolisüsteemis? Vaata, üks asi, millest ma ei ole kunagi aru saanud ja tõenäoliselt ei hakka ka saama, on kohustuslik kirjandus. Sellepärast, et seal on lihtsalt kõige mõttetumad raamatud, mis on pärit eelmisest sajandist või isegi üle-eelmisest sajandist, mille mõttes keegi aru ei saa ja kui peaks saama, siis nagu vähemalt nagu võiks teha mingisuguse nii-öelda uuesti trüki või nagu sama raamatu sisu, aga lihtsalt uuena, et uuem generatsioon saaks ka aru. Upgrade, ehk siis mõtte kontekst on nagu aru saada tänapäeva maailmas, vaata. Ja ma olen täiesti nõus, kus selle mõttega. Lihtsalt nii nagu rusuv oli lugeda seda. Kui sa ei suuda seda mõtet panna nagu tänapäeva ellu, kui sa ei suuda sellest mõttest niimoodi aru saada, et aha, okei, et nii see ilmselt oli, on ju, nii see mõte, tagamõte seal oli, on ju. Me lihtsalt oskame praegu tsiteerida mingid väljaütlemisega, aga that's about it. Kontekst on hoopis teine. Absoluutselt. Oota, kas ütlesid probleeme, aga mis sa teeks sellega või kuidas sa lahendaks seda? Ütleme nii, et ma kaasaks sinna rohkem tänapäevast kirjandust, mis on seotud eluga, no otseselt eluga tänapäeval, mitte eluga 100 või 200 aastat tagasi. No ja ma saaks aru, et elu 2000 aastat tagasi, et kui sa oled ajaloohuviline, et mis siis inimesed tegid, et näiteks kui ei olnud paberit ja pliiatsit olemas, et kuidas siis hakkama saadi. Aga nagu 200 aastat tagasi elu oli kuidagi sama, aga täiesti erinev ja lihtsalt sellest ei pruugi alati aru saada. Näiteks just juhtusin lugema raamatut Paldänava poisid, mis ei olnud väga hea raamat. Ma lugesin ühe peatüki ja ma panin selle riiulisse tagasi. Sellepärast, no see ikka oli tüütu raamat. See on selgelt räägib mingisugusest väga vanast ajast, see on kirjutatud 1879, väga vanna raamat. Ja veel raamatuid, mida ma olen lugenud, no selle ma lugesin läbi, Tim Thaler ehk Müütud naer. Ja nagu see on jälle siuke kirjanduse liik, mis mulle ei meeldi, ehk kirjeldus. Mis asi? Kirjeldus. Okay. Et põhimõtteliselt 50 lehte 250 on nagu päris tekst ja ülejäänud 200 on kirjeldused. Aga vahel ei saa neid kirjeldusi vahele kätte, sest just neid kõige ebaloogilisemaid kohti küsitakse lugemiskontrollides. See on jaburuse tipp, no. Miks sa pead piinama küsima mingit jaburat küsimust, nagu kuule, mis värvi müts oli tal peas? No. Ja väga detailseks minnakse. See on justkui disainitud vahele võtmiseks, mitte see, et nagu mis see raamatu point on või mingi filosoofiline asi, mis sa pead sealt kätte saama, on ju mingi mõte. Ongi, et pigem on see, et nagu lase inimesel vabas vormis nagu kirjutada, mis õppetunni või moraali või mingisuguse selge juhtnööri ta sai sealt versus see, et mis värvi müts tal peas oli, keda kotib, no. Keda huvitab? Mina loobusin sellest kohustuslikust kirjandusest siis, kui ma lugesin 2 raamatut ära konkreetselt. Ma sain ühe eest X ja teise eest 2. Ja siis, kui ma ei lugenud ühtegi raamatut, ma sain 3 ja 4. Ja siis ma ilmselt ma selles mõttes, et ei lugenud aga ma leidsin kokkuvõtte või siis nihverdasin muud moodi. Siis ilmselt näitas näide, et ma pigem ei loe neid kohustuslik kirjandusi. Kusjuures mul oli sarnane story oli see, et
nagu ikka kohustuslik kirjandus oli suhteliselt nagu rusuv, et noh, lihtsalt ei olnud mingit huvitavat kirjandust, no minu jaoks tol hetkel, et ma ei suutnud midagi lugeda. Ma sain enamus 2 muidugi, aga ma ühe raamatu, ma lugesin läbi, mulle see raamat nagu enam meeldis ka, ma isegi mäletan, mis raamat see enam oli ja selle töö ma sinna 1. Oota, mis sa said indeks 1 või? Siis ma sain 1. Siis mõtlesin ka, et okei, et mille jaoks, et nagu siis mul kadus igasugune mott ära. Ja keskkoolis oli hea see, et Epner, sinu klassil oli raamattööd alati enne, et te saite oma need hinded juba kätte, siis ma lihtsalt kirjutasin puhta 5 töö pealt, kirjutasin sõna-sõnalt maha, mina sain, vahel sain 3, vahel sain 4. Ja just tahtsin öelda sulle sama, et meil oli samamoodi, et me saime teie tööd, aga ilmselt kas siis eelneva nagu aasta klassi, siis sama klassi tööd leidsime üles, ja täpselt samamoodi, kus suures me tegime meil Juku või Puki, ma mäleta kummagi, ma tegin 1-1 võtsime 5 töö, tegime mõlemad selle maha oma sõnadega enam-vähem ja üks meist sai 4, teise sai 3. Ja siis sa nagu mõtlesid, et, nagu, et milles see loogika on ja siis ma sain aru, et see õpetaja peab lihtsalt nime järgi selle põhimõtteliselt hinda. Nägude järgi, jah? Jah. Isegi süvenevad. Ta isegi, ma juba see oli nagu, see näitas seda hetke, kus ta nagu, see oli see nagu see tõepõhi, et lihtsalt õpetaja vaatab näkku, et ei, siin ei ole isegi lootus ka vaata. Siis... Ma pitchin natuke veel. Mäletan, meil mingi raamattöö, kus oli vist Dorian Gray, vist oli, ühesõnaga vahet ei ole. Jah, Dorian Gray portree. Ja ma isegi mäletan, ühesõnaga küsimus oli, et kirjelda, mis sa arvad nagu mingisugusest episoodist või ühesõnaga midagi sellist oli. Midagi ma kirjeldasin seal, noh, see oli täiesti utoopiline muidugi, õpetamas selle maha, et ei, see on vale. Mis on, kuidas sa saad küsida minu arvamust ja siis öelda, et see on vale? Et ma pean arvama nagu sina siis, et see oleks õige, noh, et see ei ole nagu, noh, et kus see loogiline on? See on kirjandus, see on mingi raamatu lugemine, see on mingitest filosoofilistest punktidest, mõtetest arusaamine, mingisugust asjade kirjeldamine. See ei saa kunagi vale olla, noh. See on ju selle inimese interpretatsioon sellest, on ju, kuidas tema sellest raamatust aru saab, et kuidas sa saad öelda talle, et see on vale. Vaat, no mingid sellised väiksed episoodid on ju, mis on lihtsalt täiesti nagu endast välja ajavad, et sa nagu ei saa aru. Ja põhimõtteliselt ma lõpetasingi raamatu lugemise ära, kuni ma olin 25 või 6, noh. Täna ma olen jälle selle hoo sisse saanud, kus mul on nagu väga palju raamatud, on ju. Seal tuleb see vahe lihtsalt sisse, et sulle võtad need raamatud, mis sind ennast huvitab ja sa loed selle nagu huviga läbi, on ju. Mina hakkasin ka õppima või nagu lugema raamatud alles mingi ülikoolis. Siis ma hakkasin lugema neid raamatud, mis mulle meeldisid. Kohustuslik kirjandus oli minu jaoks täiesti. Äkki peakski tegema lihtsalt sellise süsteemi, et iga, noh, ütleme Martini klassis või ütleme keskkool, põhikool, mis iganes lahendus on siuke, et sa annad õpilasele vaba voli, ise loed, mis tahad, 5 raamatut ja paned nagu iga raamatu kohta, paned kirja oma sõnadega mingisuguse essee näiteks. No, mis iganes, konkreetse nagu jutu vaatad, mis sa õppisid, mis sa targemaks said, mis selle raamatu mõte sinu jaoks oli ja that's it, noh. No, minu meelest on see väga aus. Kirjandus ongi eneseväljendus tegelikult ju. No, kuidas sa asjadest aru saad, kuidas sa maailmast aru saad, kuidas sa tahad, et see maailm välja näeks või mis iganes. Ja see annab vaata võimaluse nagu igal indiviidil nagu ise otsustada, et kas mind huvitab näiteks majandus, kas mind huvitab psühholoogia, kas mind huvitab, võib-olla tõesti huvitab kilukirjandus, see on ka okei, keegi ei saa seda pahaks panna. Jumala eest nagu go crazy on ju. Ja sind huvitab üldse, ma ei tea, enese abina. Tahad lihtsalt targemaks saada, tahad teada, kuidas aju töötab, noh. Minu läheb, loed 10 raamatut näiteks või tahad programmeeriks saada, loed lihtsalt nagu 10 IT-teemalist raamatut läbi ja ma kujutan, et see toob sulle palju rohkem kasu ja see nagu see valik lähtub sinu enda motiivist ja sa reaalselt lood väärtust ise endale. Ja no see ei ole ju halb variant, noh. Aga siis, noh, ma räägin, see on praegu poos utoopia, mis ma räägin, aga seda võiks tegelikult niimoodi rakendada. Sest lihtsalt ainult kohustus on see, et teema see numberi täis, sul on eesmärk, tee ära seda, kõik see. Ma lihtsalt ise mõtlengi, et kindlasti on mingi point seal olemas, on ju, et miks me peame lugema neid kindlaid asju, mingi kindel muster, on ju, et iga aasta sul on... Distsipliini küsimus, ma arvan. Ma arvan, et see on osaliselt kas see, et see on lihtsalt aastast aastasse nii olnud, see on laiskus, keegi ei viitsi sellega tegeleda.
puhtalt sellepärast, et õpetaja on juba olemas need tööd, need aastast kõik on ühesugused, on ju. Et tal on hea lihtne lihtsalt lapata läbi, ta on ühe korra need raamatud läbi, ta teab, millest see on, et ta ei hakka, kui kõik toob sigri-migri, on ju, et siis ta peab hakkama neid ju ka ise kuidagi läbi protsessima, on ju, et see tähendaks tema lisatööd. Ja teiseks ma arvan, osaliselt on ka mingi traditsioon või et eestlased peaksid läbi lugema raudselt Tõde ja see õigus või mis kuritöö ja karistus ja ma ei tea, mis raamat need seal kõik olid, mida ei lugenud ühtegi neist, aga ma enam-vähem tean, mis seal oli. Tunnistan üles, ma ei ole Tõde ja õigus siiamaani läbi lugenud. Ma võtsin kätte selle uuesti 2 aastat tagasi. Ma suutsin lugeda, kas äkki oli, see oli rekord, ma suutsin lugeda mingi 50 lehte. Ja siis ma ütlesin lihtsalt nagu ma ei suuda nagu, et nii rusuv, täiesti null optimismi, täielik lihtsalt masendus, Et nüüd, kui see film välja tuleb, selle ma vaatan kindlasti ära. See peaks ju tulema millalgi 100. aastapäeva puhul, oli märtsis, on ju? Jah, et selle ma vaatan kindlasti ära, et ma saaks nagu mingile pointile pihta. Aga raamat kui selline, no sorry, aga see ei ole lihtsalt nagu kuidagi huvitav. Filmidega ongi see, et sama asja saab palju kiiremini kokku võetud ja sa ei kuluta selle peale aega nii palju. Ja seda kindlasti on üks osa, vaata, me autos rääkisime ka enne, et raamatust avastan neid detailsust ja seda kirjeldust on palju rohkem, siis filmis on see, et sa pead ju selle kuskil 2 tunni sisse ära mahutama. Et sa tihtipeale, kui sul ongi mingi ühiskonna kriitiline film näiteks, et sa tegelikult ei jõua mingisuguseid erinevaid tahkusi piisavalt hästi välja tuua või kirjeldada. Et see tihtipeale näiteks raamatu puhul, kui sul on aega seda rohkem teha, et kuidagi kirjapildis on see hoopis teistsugune, teistmoodi. Aga Martin, ma ei tea, mis raamatut sa üldse loed või ütleme, et see väljaspool koolikirjandus, siis mis on nagu kohustuslik, nagu mul on aru saanud, et mis ei paku sulle väga pinget, et mida sa loed? Ma loen ajakirju, ma loen imelist teadust. See käib mul ka. Tellisin kõik 3 endale kusjuures, imeline teadus, imeline ajalugu, mis ei ole kusjuures väga huvitav, minu jaoks vähemalt. Ja see imeline ajalugu, meil ka see mingi aeg käis kodus, aga ma lõpuks ei hakanud seda lugema, sest seal enamus on mingi sõjajutt, mis mind väga ei huvita. Ja National Geographic on ka väga huvitav. Ajakiri. Jah, ajakiri. Okei, ma pole näinud seda veel. See on ka väga huvitav. Palju sa maksad kuutasu selle eest, et neid... 6,99 vist on üks või? Üks ajakiri. Jah. Ja kas see on mingi 40 lehte, 30-40 lehte, väga head krami. Ja, tõestan hea krami. Viimane oli näiteks personaalmeditsiini küsimus. Et väga paljud ütleme, et on mingid antibiootsid, mis on täiesti universaalsed, on ju, aga mis näiteks suurem osa inimestel tekitab just mingid lööveid või mis iganes, et meie see biokeemiline koostis on igal inimesel täiesti erinev ja meie keha reageerib täiesti erinevalt. Ehk siis meditsiin peab olema ka personaalne. Ehk siis näiteks, et meil mõlemal on kõhuviirus näiteks. Aga meie biokeemiline koostis on täiesti erinev, see tähendab seda, et sama ravimit võttes me ei pruugi sellest haigusest lahti saada. Näiteks sina saad lahti, mina ei saa. Sest mingid ained ja minu see biokeemiline koostis ei tööta koos lihtsalt hästi, on. Et rääkis sellest erinevast, ütleme sellest personaalmeditsiini teemast rääkis pikemalt. Hästi huvitav. Aga mis teemad sulle meeldivad, kui seda imelist teadust loed? Mis teemad sind huvitavad? Kõigepealt mulle meeldis väga üks rubriik, mis vist sealt ära läks, mida ma viimasel ajal pole seal näinud, on tehnika videonate rubriik, et seal oli alati mingisuguseid uudseid ja vahel ka idiootseid ideid, mis lihtsalt kas ajavad naerma või tuleb siuke ahaa moment. Et siuksed mulle meeldivad ja siis ma tavaliselt loen ka mingisugused nagu eraldi lugusid, aga kas see sõltub, et kas see teema mind huvitab või mitte. Et meditsiini teema mind väga ei huvita, aga kui see on seotud näiteks kosmosega või jällegi robotitega või inimestega üldiselt, siis ma ikkagi loen selle põhiartikli läbi. No meditsiin on ka seotud tehnoloogiaga, siis sa rääkisid kosmosemeditsiinist. See on ikkagi seotud, enne. Et päris huvitav.
no lahe, väga hea, ma sain juba väga ägedaid mõtteid, mida oma laste peale katsetada. Aga kas sa võiks minna tütrele Miiale klaveritunde ka anda? Ma tõenäoliselt ei hakka kunagi klaveritund andma, kuna ma olen 100% ise õppija. Ma ei ole kunagi kellegi käe all klaverit õppinud. Kuidas klaverit siis õpid, kuidas see protsess käib? Vaatad YouTube'ist tutorial videosid? Ei, mul alguses sain isalt kätte, ehk siis kui ma läksin esimesse klassi, ma võdasin selle muusikaõpiku koju ja siis hakkasin sealt lugude klaverisaateid mängima. Sest kes on muusika kokku puutunud, see teab, et kooli muusikaõpikutes on lugudel peal akordimärgid ja siis ma hakkasin nende järgi mängima. Ja sealt tekkis mul harmoonia akorditunnetus, mis mul on siiamaani. Ja sellest see kõik läks lahti ja muusikakoolis solfegios tuli juba sisse erinevad helistikud, aga ma otsustasin, et ma lähen sammu kaugemale ja õpin veel neid helistikke, et ma olen põhimõtteliselt kasutanud isegi neid helistikke, mida kasutati vanas Kreekas ja mis on ikka väga huvitava kõlalised. Ja nagu, mis mulle meeldibki, on see, et ise õppimise juures sa võid teha midagi just siis, kui sa tahad, mitte et sul on see, et nüüd see, et ei ole mingit kindlat õppekava. Mm-hmm. Ja see on minu meelest ise õppimise üks pluss. Kas ise õppimisel on ka mingid miinuspooli? Kindlasti on, aga ma ei ole neid veel enda jaoks avastanud, sest ma ei ole nagu klaverit väga kaua ise õppinud. Kas klaver on sul nii-öelda ikkagi hobi asi, et siis kui teiste pillide kõrvalt nagu trummide kõrvalt aeg üle jääb, et siis tooksid klaverit veitsi? Yeah. Või kui meie juurde Viimsis tuled või vanavanemate juurde tähendab? Päris huvitav mõte kõik. Et ma olen täiega harjunud selle ideega ilmselt, et sul on nagu solfeegio õpetaja ja tema õpetab sind ja 2 korda nädalas teatud kellaagadel käid ja nii ongi vaata. Mina käin 1 kord nädalas sellepärast, et teine kord mul on trenn samal ajal. Lased üle siis? Jah. Ja vana hea on. Siis kas nagu solfeegios, mis harjutusi te teete selle kuulamisharjutusi ja õpite ikkagi seda nooditehnikat, on ju? Jaa, aga see on minu jaoks liiga lihtne. Diktaadid ma teen väga kergesti ära, need on siis põhimõtteliselt nii-öelda kuulamisharjutused, kus õpetaja mängib klaveril mingisuguse pala ja sina pead selle noodi joonestikule kirja panema. No, nii rütmi kui ka siis noodid. Jah, mõlemad. Ja minu jaoks, see ei ole raske. Ja siis veel kontrolltöödes näiteks me teeme erinevaid akorde ja erinevaid helistikke. Ehk siis rõõmsad ja kurvad helistikud, tuurid, mollid, mažoorid, minoorid. Aga üks asi, mis mulle solfis väga ei istu, on laulmine. Ühesõnaga, sa pole laulumees väga? Ma ei saa öelda, et ma ei ole laulumees, sellepärast ma olen väga palju lauluvõistlustel käinud ja ma olen alati saanud ka lauluvõistlused edasi siuksele harkuval üritusel nagu Tabasalu päev, mis toimub igas augustis. Ja siis seal Tabasalu päeval on nagu alati, seal on suur lava, kus saab esineda koos bändiga ja just lauldes. Et nagu ma olen laulumees, aga nagu need, mis meil solfegios on, need ei ole just nagu kõige toredamad harjutused, sest hääleulatus ei sobi absoluutselt ja lisaks nagu sa ei tohi kasutada seda sama häält, mida sa kasutad laval esinedes, sest kui sa seda teed, siis sind saadetakse ukse taha. Konkreetne? Jah. Mis asja? Played by the rules. Mis asja? Okei, väga huvitav. Lihtsalt hääle kasutamise pärast saadetakse sind ukse taha, okei. Jah, sa pead nagu tavaliselt inimesed, kui nad kasutavad soolohäält, igal inimesel on nagu mingisugune enda eripära, aga
solfeitšust tahetakse, et seal laulaksid pehmelt ja et kõik laulaksid samamoodi ja et kõik kõlaksid samamoodi. nagu koor või? Peaaegu. Jälle vaja ühe mütsiga lüüa, et kõik peavad olema jälle mingi punktuaalne. Jah. Mingi oma mõte võib-olla on, aga ma ei tea, mis mõte see on. Mitu korda ukse taga oled käinud? 0. No. Eeskujulik. Hea küll. Kuule, aga on sul endal veel midagi, mida sa tahaks, mingid teemat, mida tahaks arutada, mida pole veel, millest pole täna rääkinud? Nii, nüüd on vaja mõelda. Nii, millest me rääkisime? Me rääkisime raamatutest ja kohustuslikust kirjandusest. Me rääkisime koolist, muusikast, pillidest, arvutitest, arvutimängudest, sõpradest. asjadest, mis on tüütud. Asjadest, mis meeldivad. Ja rääkisime eesmärkide seadmisest natukene. Ja üldse noore inimese nagu elustiilist olemisest. Väga äge inimest. Mida sa tahaks öelda inimesele, kes pärast seda saate kuulamist endiselt mõtleb, et noorus on hukas? On sul midagi, mis sõnumi sa tahaks edasi öelda? Jah, et noorus ei ole hukas. Väga konkreetne. No selge. Selle mõttega võin küll rahulikult täna koju minna. Paneme poe kinni tänaseks. Just. Kuule, aga super, minu poolt selles mõttes, et ma loodan, et me saime mingisuguse ristlõike tänapäeva noorusesse. Et mina neid teemasid natukene tean, kuna ma olen Martiniga juba rääkinud nendest asjadest. Aga kuulajatele ka, et ma arvan, et me oleme päris heades kätes. Ja tahate midagi öelda? Ei, lihtsalt suurepärane kutt, no. Ma tahaks nagu Martini, nagu väga tahaks jälgida, kuidas Martinil läheb ja mis valikuid ta edaspidi elus teeb ja mis on need valdkonnad, millega ta nagu päriselt nagu hakkab süvitsi tegelema ja kas me lõpuks jõuamegi vähiravimini, mis on ka see, nagu gaasilisel kujul siis kosmoses niimoodi nagu manustatav, et see reaalselt kedagi aitab. Mine tea. You never know. Aitäh, Martin, et tulid. Aitäh teile. Kuule, aga kuulajatele veel nii palju, et tagasiside endiselt jätkuvalt kirjutage midagi, mis mõtted teil on, mida me saaksime paremini teha, mis on juba hästi, mis külalisi te ootate, mis iganes ettepanekud, kuidas saadet paremaks teha, et kõik ettepanekud on väga-väga teretulnud ja ootame neid. Jah, võite niisama tere ka öelda, vähemalt oleks mingi tagasiside. Aga siis on vist kõik. Paneme tänasele saatele, tõmbame joone alla ja soovime teile ilusat päeva jätku ja kohtumiseni järgmisel korral.